nendel Riigikogu valimistel näeme Nõmmel uusi nägusid, kellede seas torkab silma Martin Helme. Järgnevas videos usutlemegi teda. Härra Martin Helme, miks kandideerite just Nõmmel? Ma kandideerin Tallinnas 3. ringkonnas, kus on nii Nõmme kui Mustamäe. Ma olen kohalikel valimistel kandideerisin Mustamäel, sest et ma olen ise elanud Mustamäel pikka aega, aga nüüd ma olen Nõmme elanik juba natuke rohkem kui aasta otsa. Kui pere kasvas, siis me otsisime endale suuremat ja pere sõbralikumat kohta. Nii et see on üks põhjus, see on mu kodukoht. Ja ma arvan, et ma saan hästi aru sellisest linnakeskkonnast ja oskan nagu rääkida selliste inimeste nimel, kes samamoodi elavad siin Nõmmel. Meie erakonna Nõmme osakond on väga aktiivne osakond ja meie erakonna Nõmme osakondas on pikalt arutatud võimaluse üle, kas Nõmme peaks või ei peaks olema omaette sõltumatu omavalitsus. Ja üldiselt kalduvad arvamused selle poolele, et Nõmme võiks oma asju saada ise otsustada, et ta on küll väga tihedalt nii äriliselt kui kogu elukeskkonnana seotud Tallinna linnaga, aga see Tallinna linn on nii suur, et tegelikult omavalitsusena ju Nõmme inimestel ei ole võimalik oma asju tegelikult väga hästi ise korraldada. Miks toetada valimistel teie parteid, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda? Aga kui me läheme nüüd omavalitsuse tasandist ikkagi riigi tasandile, ja need on ju Riigikogu valimised, siis meie oleme maailmavaate partei või me oleme väärtuspõhine partei, et inimesed võiksid hääletada meie poolt, kui nad nõustuvad meie nende suurte maailmavaateliste väärtuspõhiste seisukohtadega. See on perekonna ja traditsioonikaitse, see on patriotism, ehk siis isamaalisus, see on kodumaise ettevõtluse toetamine ja kaitsmine kõlvatu konkurentsi eest. See on poliitilise süsteemi reformimine. Me tahaksime presidendi otsevalimisi, me tahaksime, et inimesed saaks ise algatada referendumeid. Me tahaksime, et valimistel kaoks ära ülekandmismehhanism. Need on kõik asjad, mida me nendel valimistel oleme välja käinud. Me tahame, aga meie üks kesksemaid lubadusi on loomulikult Eesti iibe parandamine ehk noorte perede toetamine väga konkreetsete asjadega. On see siis kodulaenu kustutamine veerandi ulatuses iga lapse sünniga, ehk siis nii, et kui sul on sündinud 4 last, siis sinu kodulaen ongi kustutatud. Või tulumaksupreemia, iga kodus kasvava lapse pealt maksavad inimesed 5% vähem tulumaksu. Et need on need asjad, mille poolt inimesed võiksid hääletada, kui nad meie poolt hääle annavad. Et me usume, et me viime Toompeale sellist uut mõtlemist ja riigimehelikku mõtlemist, sest kui ma vaatan meie konkurentide poolt välja käidud valimislubadusi, siis ma ei näe ühegi erakonna lubadustes sellist suurt nägemust või suurt visiooni Eestile. Ma ei näe seda mõtteviisi, et mis meist saab 50 või 100 aasta pärast. Ja kui me ei tegele iibega, kui me ei tegele oma majandusega, kui me ei tegele oma inimestega, siis ei olegi seda 50 aasta või 100 aasta pärast mingit erilist lootust, et asjad paremad on kui võrreldes praegusega. Nii et see on see, mille poolt Nõmme inimesed peaksid valima riigi valimistel. Miks valida Riigikogusse just teid? Üks asi on see, et Eesti rahvas armastab valida nägu ja nime, eks ole, seda on meile ka mingil määral ette heidetud, et me ei tunne teie kandidaate teisi kui võib-olla 2-3 liidrit. Mida ma siinkohal tahan kindlasti rõhutada on see, et isegi nendes ringkondades, kus ei ole meil väga tuntud näod üleval, et siis võiks ikkagi meie poolt hääletada selle teadmisega, et erakonnale antud hääled aitavad erakonna liidrit parlamenti. Et kui kusagil Läänemaal või lõuna pool Eestis on mõni inimene, kes ei ole nii tuntud, siis ka temale antud hääl aitab parlamenti kas minu või Mart Helme. Kui nüüd minu isikust rääkida, siis ma olen olnud nii-öelda otsapidi poliitikaga tegelenud kindlasti üle 10 aasta nüüdseks juba ja ma usun, et mul on selle aja jooksul välja kujunenud väga selge maailmavaateline selline alus ja ma usun ka seda, et ma olen näidanud inimestele teatud selgroogu või ise meelekindlust, et ma ei jookse kaasa mingisuguste parasjagu populaarsete ideedega või ma ei ürita meeldida lihtsalt meeldimise pärast, vaid ma ikkagi olen alati rääkinud kõik need 10 aastat ikkagi enam-vähem seda sama juttu, mida ma algusest saadik olen rääkinud. Ehk siis see, mida inimesed saavad, kui nad minu poolt valivad, on põhimõttekindlus ja selgroog. Et ma võin siin ikkagi põhimõtteliselt
väga selgelt inimestele silma vaadata ja öelda, et me ei lähe parlamenti ja ei muutu rohelisteks. Nagu oli omal ajal, et väikeste rahakestega, lubadustega nad läksid kaasa kõige sellega, mille vastu nad olid just ennem kampaaniat teinud. Et selle koha peal ma, siin eelmistel valimistel anti topeltgarantii, ma võin anda tripeltgarantii. Mida kodanik kaotab, kui teid ei vali? Ma arvan, et kui nendel valimistel nüüd Eesti inimesed kas suure valimisreklaami või hirmutamistaktikate tõttu või ka lihtsalt selle tõttu, et nad ei mõtle asju päris lõpuni läbi pealiskaudsuse tõttu, jätavad kasutamata võimaluse Eesti poliitikas muutusi tuua. Siis seda nad kaotavadki. Nad kaotavad ära võimaluse, et Eesti poliitika võtab pöörde paremuse poole. Et see on kõige suurem kaotus, mis Eestis juhtuda saab, et poliitikasse ei lähe värsket verd, ei lähe värsket mõtlemist, ei lähe uusi inimesi ja järelikult ei saa seal ka paremaks minna. Et kui valitakse tagasi need samad inimesed, kes lubavad meile sedasama kurssi jätkata kindlalt edasi, mis praegu on olnud, siis ei saagi muutust tulla. Et selle jaoks, et muutus saaks tulla, selle jaoks, et midagi paremaks läheks, selle jaoks tuleb välja vahetada need inimesed, kes on siiamaani teinud asju, millega rahul ei olda, sest et ega nemad enda tehtud asju ümber ei tee ja nad ka ei muutu, muidu kui neid selleks ei sunnita ja sundijaks saab ikkagi olla erakond, kes neile pakub teravat konkurentsi ja konstruktiivset kriitikat Riigikogu saalis.